Klassikaline. Paneelmajad, garaažiboksid roheliste ustega. 30 aastat tagasi kuulus selle komplekti juurde ka üks selline Lada Žiguli Vass 2106. Eks selline robustne auto nagu 2106 Lada vajab natukene harjumist. Pidurid ei ole päris 21. sajand ja roolitunnetus on ikkagi nagu õige rool, sellepärast et siin ei ole mingeid võimendeid. Jõudu peab olema, et selle autoga sõita. 2106, selle eelkäija siis 2103. Vass 2106, Eestis on ta tuntud pigem nagu Žiguli Six Lada. Kõige edukam Lada mudel üldse, müüdud kõige rohkem ilmselt kokku. Müüdi üle 4 miljoni või toodeti siis üle 4 miljoni eksemplari siis seda kokku. Ilmselt nendest enamus meie seas enam ei ole. Kui oli tootmises siis 2106 30 aastat, 76 aastal esimest korda toodeti ja lõpetati tootmine siis alles 2006 aastal. 30 aastat müügis. See on päris pikk aeg. See on niisugune nostalgia laks auto. Mul oli siia autosse istudes kohe tuli meelde lapsepõlv. Aasta oli mingi 2002 pakun, kui istusin vanaisa Moskvitšis, mis lõhnas täpselt samamoodi. Kõikidel nendel vanadel Vene autodel on üks ja sama lõhn, ma ei tea, millest see tekib siin. Veits võib-olla kopitanud lõhn, aga see on nostalgia pauk ja see on tegelikult täiesti mõnus, et see on nauditav. Autoga on hea gaasi ka anda, sest et kohe kuuled mootorit, ei ole probleemi. Autol 1,6 liitrine mootor, mis arendab 57 kilovatti välja. Meeletud jõunumbrid. Lisaks on siis selle autol 4-käiguline manuaalkast. Väidetavalt tehase andmetel siis tippkiirus 150 kilomeetrit tunnis. Aga inimene, kes sellise autoga läheb püüdma kiirust 150 kilomeetrit tunnis, tal peab olema ilmselt surmasoov. Sest et sõites juba 100 pealt selle autoga on niisugune tunne, et kohe lähed lendu. Mingi vend uimab ees, ei saa sõita ka. Mõtled küll, et Six on pole mingi väga võimas auto, aga ikka jääb keegi jalgu lõpuks. Tehase andmetel kiirendus 16 sekundit 100-ni. Ei tea, proovinud pole, aga võib-olla küll. Üllatavalt hästi toimib kõik, et käigukast on väga tihe. Käigud lähevad hästi sisse. Omanik on selle auto eest väga palju hoolt ka kandnud. Et see konkreetne auto on siis 86. aastal toodud Soomest. Maksis tol ajal siis 2000 marka, mis siis omal ajal oli kõva raha. Tänapäeval ei oska öelda, aga omal ajal see oli 2000 marka. Paraku praegu ei ole sellel all tavalist Lada tuuningut, mis tehakse põhimõtteliselt, nii-öelda modifikatsioon, pannakse laiad plekkväljad alla. Lai plekkvelg on üsna tavaline nähtus Lada all, aga sellel mudelil plekkvelge all ei ole hetkel. Parandan, ei ole laia plekkvelge all hetkel. Plekkvelg on siiski all. Kes siis ei tea, kunagi sõideti ka Ladadega rallisi kõvasti, ka tänapäeval veel entusiastid hoiavad elus Ladat. Sa ei lähe mingit suuri kiirusi sellega aretama, sa ei lähe sellega mingi show-offima väga neljapäevakule niivõrd sellepärast, et see on pigem kruiisipill, ilusad ilmad, kevad tuleb. Sa ajad selle välja, lähed teed tiiru, sest et see tuletab meelde sulle seda, et milleks auto sul tegelikult on. Jah, tänapäeva autod on tõesti mugavad ja hästi palju lisavarustust, vaikne, kõik mõnus, aga see autos on emotsioon sul sellega, sul tekib side. Sa lihtsalt kulged ringi sellega ja see on hea tunne, rahulolu tunne on . Väga huvitav lahendus on turvavööd. 2106 eksportvariant. Eksportvariandil siis turvavööd ka, kuna väljaspool Venemaad tol ajal oli nõutud ikkagi turvavöö kinnitused. Ma pole ühelgi teisel autol sellist süsteemi näinud. Väga viisakas, väga lahe süsteem. Mõnusad pehmed istmed.
Siuke vene kvaliteet. Ja sellel mudelil olid siis esimesed peatoed, mida sai reguleerida vassidel. Uksed on tunnetusega, tõmbad kinni, pead korralikult tõmbama kinni, aga auto on täpselt siukse piiri peal ja nii vana, et liiga kõvasti ka ei tasu kinni tõmmata neid uksi, sest võib-olla muidu teiselt poolt kukub uks küljest ära. Stange on autol nii õhker, et ma arvan, et kui sellega kellelegi sisse sõidad, siis sinu auto jääb üsna terveks, sa ise võib-olla ei jää väga terveks. Sellel autol on siis esimesed tagatuled ka, millel on need tagurdustuled viled. Pole küll originaalrool, kuid siiski Louisi sportrool, mis on väga malbe ja veetleb. Armatuuris on nagu tänapäeva uhketel mersudel peaaegu, et vinge analoogkell, mis küll aega enam ei näitab, sest et siin autos jääb aeg seisma lihtsalt. Akende lahendus mulle meeldib ka, siin on see klassikaline kolmnurk aken, see on siuke tobi aken. Mina nimetaks seda siukseks suitsuaknaks, sellepärast et sellise klassikaline aken, mis sul tegid lahti selle akna selleks, et panid tobi ette ja siis siit vahelt panid välja tobi, kui sõitsid. Siis ei jäänud autosse seda tobi lõhna. Selle lühikese sõiduga, mis ma olen praegult selles autos teinud, on mul tunne, et 4 käigust justkui jääb natukene väheks. Sest et kui sa linnas sõidad 4. käiguga juba, siis mis sa veel maanteel teed? Jällegi, sa ei lähe selle autoga maanteele suuri kiiruseid püüdma, pigem lähed kulged rahulikult selle autoga. Ega selle autoga on nii, et täitsa tore masin tegelikult ja kord nädalas sõidaks küll. Iga päev siuksega ei sõidaks, aga täitsa vahva on. Aga nüüd on aeg nii kaugel, et ma lähen oma talongidega nüüd vorsti ja leiva järjekorda. Ja teile soovin ilusat elu. Nägemist!